Tervist, täna Illar Kohvinavalt ning täna on laupäev 25. november aastal 2023 ehk täna on kadripäev. Ja vaadake ka ilma, sellised hästi lumine, talvine ilm igas mõttes. Nii et puud on kõik lumised, isegi kased olid mattunud lume alla. Aga eile oli kadrilaupäev 24. november ning eile toimus Tallinnas politseipargis meeleavaldus Raadio 2 õhtuse vööndi ärakaotamise vastu. No mina ütleks seda, et mina Raadio 2 ei ole kuulanud juba oma üle 15 aasta ilmselt. Et selle ajal, kui mina kuulasin, siis sai ka kirjutada sinna kenasti. Olid sellised saated nagu laupäõhtuti oli Haisaade kella 10, kella 2 öösel, mida juhtisid siis Siim Susi, Nailapää ja Redna Rannus alias Ilmar Ilves. Ning pühapäeviti oli siis Lustikummud, mida juhtis ka Heidi Purga näiteks. Ja pühapäeva õhtuti oli ka Sinu saade, mida juhtis Sven Maibaum. Ja kõikidesse nendes saadetesse sai ka kirjutada, nagu ka Märt Rannamäe saatesse. Märt Rannamäe saade oli argipäeviti või argiõhtuti kuskil kella 3-5 või niimoodi. Aga mispärast neid saateid ei ole, sest ühel korral võeti kätte ja kaotati kõik need vanad tegijad eetrist ära ja asendati nende noorte tegijatega. Aga mis täst nüüd välja tuli? Välja tuli see, et Raadio 2 on omadega B-punktis sõnaga, et kui õhtune vöönd ära kaotatakse, no minule see õhtusvööndis sooega külma, sellepärast, et ma nagu nii Raadio 2 kuulaja ei ole, aga Raadio 2 kuulema oleks sel juhul sõnaga, kui Raadio 2 taastaks oma vanad need head saated, nagu ütleme need Lustikummutid ja Märt Rannamäe saated ja noh, kui muidugi Märt Rannamäe tuleks Raadio 2 tagasi, seda ma ei tea. Aga nii, et jah, ise nad keeravad omal käkki sellega, et nad teevad sellised saatekavasid. Et võiks olla sellised saated, mis suurele auditooriumile sobivad ja sõnaga, et siis oleks ka kuulajad küll, aga kui need jälle teevad oma tilu-lilu programmi seal, siis kaovad need kuulajad ära ja siis ongi nii, et Raadio 2 on omadega õhtul. Nii et Illar Koh kuulab Raadio 2 ainult sel juhul, kui ta saab osa võtta, saab kirja saata sinna, saab tervitada ja saab soovilaulu tellida, siis on õige raadio. Aga kui seda ei ole, siis ei ole üldse kuulamist väärt, nii et mina Illar Koh Piinavalt.